ühesõnaga räige padukas on ja me tulime täna nagu mingi 2 tunni kaugusele tööd tegema ja meie budget on räme kaugel, sest mingi ramme lihtsalt sõitis siia ette, parkus siia ja nüüd ta vist on ikka veel siin. Ja meie budget on seal taga, seal. Ja nagu nii haige ilm on, et isegi linnud on seal peidus. Ühesõnaga, me oleme siin kogu oma kopakusega ja ootame, et saaks minna koju. Nii, tundub, et on hästi, jah? Kus me oleme? Bubble Planet! See on mu varvas, Pärt! Seisame Sea Life'i järjekorras. Oleme seisnud, no mingi 15 minti vist. Vähem vist, jah. Tulime sealt tagant, seal kus on need oranžid, need telgid sealt niimoodi tulime, jõudsime siia. Ja nüüd lähme seda Sea Life'i vaatama. Ilus, kena, mõnus, soe, kraadi on... Kraadi on, ma ei tea kui palju. Ühesõnaga, lähme sinna sisse kohe. Enamus ajast seisame järjekorras, sest et siin lihtsalt ei saa liikuda, sest et järjekord on siuke. Mitut kala näinud oled? Mingi 5. Ühesõnaga täiesti... Ma nägin 3 erinevat neemot. Täiesti mõttetu, nagu rahvast on nii palju. Ja miks sa paned üldse kellaajalise piirangu, kui sa ei pane kinni? Ei, ma ei viitsid kinni sinna. Sa ei pane kinni niikuinii seda. Nii et... Üks. Reisipäeviku, alku! Lähme minigolfi mängima. Ja filmi seda segadust siin kogu aeg. Käisime minigolfis ära. Nüüd sööme lõunat. Mis me teeme? Sushi! Me shoppame! Anneli ostis endale teksad ja mina ostsin endale ka mõned asjad. Ja nüüd on sushi, Lydia! Ühesõnaga, me oleme mingis mega suures shopping centris jälle, nagu... Shopping center. Mingis outletides asjades, ühesõnaga, shoppame siin ja siis meil on töö läbi tänaseks päevaks juba nädal aega. Nii et nüüd alustame taas vlogidega. Vähemalt proovime. Üks. No nii, me oleme nüüd shoppamas tagasi. Ja saak oli vägagi hea. Vägagi hea oli siin saak, nagu näha. Nii et vaatame, mis siit nüüd kokku sai shopatud. Mis ostsid?
kogemata. Neil kukkus vastust. Very good, very good. What else? Really cool, yes. Cool kid. Kõik, aitäh. Lähe vaatame. Ühesõnaga, mina ostsin siis, ma ei tea, kas see püsib või? No vist püsib. Kossikoti endale, sest et ma ei võtnud ühtegi käekotti endale Eestist kaasa ja ma juba tundsin väga puudust käekotist. Nii, siis ostsin endale fliisi, Columbia fliisi, sest et varsti tuleb meil juba sügis ja talv peale ja siis hommikuti on mega külm ilmselt, sõltub piirkonnast, kus me oleme, aga ikkagi. Ja siis ma juba ostsin ette ära ühe hea sooja fliisi. Siis siukse mega cool'i vesti. Ma olen ülipikalt otsinud endale teksa särki, nagu teksa vesti ja see on mega cool. Siis ühe nagu mega suure mingi XL oversized siukse megast heast materjalist ülisuure särgi. Lihtsalt siukse, et kas kodus kanda või siis kui minna näiteks randa, tõmmata lihtsalt peale ülimõnusast materjalist, nagu veits paistab nagu läbi, aga nagu hästi hingav materjal. Mega mõnus. Siis ma olin ülipikalt tahtnud endale kas mingeid sandaalia või asju ja siis lambist leidsin täna esimest poest. Suht numpsikud ja minu suurus ka. Ma olin mingi mida asja. No need küll tulevad kaasa. Ja siis ühe särgi veel. Siukse tagant selg on paljas. Väga numps. Mega räiged soodukad olid ja nagu tõesti mega allaindlused olid ja väike triitimine peale sellist hooaega, nagu meil just oli. Siis jah, sai siin shopatud küll ja nüüd vaatame, mis saab, sest et mega kole ilm on, nagu meil on ainult sadanud praegu. Ja praegu enam ei saja, aga muidu nagu, noh, kõik on märg, nagu ma ei tea, mitu päeva meil sadanud on siin, nagu suht nästi. Nii et jah, vaatame, mis teeme siin veel, ilmselt täna ei tee midagi lebossa ära. Aga võib-olla mingitel ilusamatel ilmadel tahaks veel kuskile seiklema minna ja tahaks kindlasti veel randa minna, sest 2 nädala pärast me lähme juba ära uude kohta, uus season, uus töö, uus elukoht. Nii et jah, vaatab, mis siin jõuab veel teha. Kus lähme? Sulja. Spaasse lähme. Look at this. Lähme vaatame selle kohaliku spaa siin üle. Emotsioonid? Kardan. Kloorihais on räige. Aroom. Nii et vaatame, mis saad aru või? Juba lappab lihtsalt. See on põhimõtteliselt lihtsalt siuke ruum. Nagu that's it. Ja siin taga on mingisugused kapid. Aga need kapid ei tööta. Täpsustus, me ei tea, kuidas need kapid töötavad. Ühesõnaga, mida fucki hea algus juba praegu. No näkk, kuidas oli? Siuke on see sisse kõndimine, välja kõndimine. Ühesõnaga, käisin mujumas ära ja nagu muidu oli suht ok, aga lihtsalt see on nagu mega naljakad on need, sellepärast et seal on niimoodi, et põhimõtteliselt sa pead nagu ujumisalast läbi kõndima, et saada riietuskabiini ja sealne riietuskabiin lihtsalt on nagu Eestis mingi kehalise kasvatuse riietusvahetuse ruum, nagu veits veider.
ja seal nagu, ma ei tea, ühesõnaga see oli naljakas. Ja noh, nagu ikka, siis seal ei ole mingit siukest spa asja, et nagu jah, seal oli 2 sauna ja that's it. Et nagu selles mõttes seal nagu liiga palju saunasid ega midagi ei olnud, mis nagu oli suht ok, aga väliala oli mega mõnus, nagu väljas oli hästi-hästi suur bassein ja seal on nagu tribüünid ka, ehk siis seal toimuvad mingi uimisvõistlused ja värki niimoodi, et ja see oli nagu mega mõnus. Aga ja siis seal on veel siuke asi, et kõik põhimõtteliselt tulevad enda kodinatega sinna ja vahetavad riided ära ja siis tassivad nagu kotti terve aeg veekeskuses nagu kaasas. Seal on igal pool nagu siuksed pingid, kus saad enda asjad ette ja siis kõikide kotid lihtsalt vedelevad seal nagu. See oli nii veider, see oli täiega veider. Ühesõnaga, see oli huvitav kogemus, aga ma lihtsalt igatsen nii räigelt Eesti spaad. Eesti spaad on nii head, ebareaalne lihtsalt. Ja nüüd on mingi mega väsinud olla lihtsalt. Tuleb powernap teha. Ja täna on meil esmaspäev. 19. jaanuar. Ja vaatab, mis saab nüüd siin 2 nädalaga. Ma peaks jõudma uude töökohta ja uue elamise ja kõik need asjad. Nendega tuleb veits tegeleda. Ja siis hakkab 1. veebruarist töö pihta. Uus töö. Nii et vaatab, mis saab. On tõmbab kerre ära lihtsalt. Sul oli kahvlit vaja? Ja kisub, ei mul on sinna. Sul on kapel. Ühtel võib-olla Pärile. Anneli! Kus käisime? Kus käisime? Lähed keskel. Miks ma keskel lähen? Sest et Alo sõidab. Mida asja? Indiaan restoran. Kuidas maitses? Very good. Maitses hästi või? Mis lemmik oli? Lammas või? Ei, see oranž kana. Oranž kana. Mingi pater. Pater. Ei, kollane kana. Ussa. Ühesõnaga, me siin tõmbame otsi kokku. Järgmine nädal anname maja ära ja liigume edasi uuele hooajale, uude kohta. Siin just käib kiire, kibe töö, muru niitmine, trimmerdumine ja hoov on meil täitsa tühi nüüd. Täitsa tühi. Pesupesemised käivad veel. Aga jah, tõstsime kõik asjad siia kuuri alla ja siis jah, teised võtavad osad asjad ära, osad viid vist linn ära. Siin on veits, meie euroalused on siin. Meie kogu träma. Tümis. Hoidla. Nii et otsad kokku. Ja siis jah, vaatab, mis siin veel paar päeva teha saab. Aga muidu planeerime uut trippi juba. No nii, täna on veits rahulikum õhtu. Siis mõtlesin, et veits jutustan, sest et ega meil ongi nüüd mingi reede ja laupäev, pühapäev, esmaspäev 3 täispäeva. Teisipäeva hommikul sõidame ära. Liigume siis edasi Mildurasse, kus siis annetab uus elamine ja uus töö.
ja noh, ega praegu ongi nagu, meil on mingi tohuvabohu siin majas, sest et nagu kõik asjad vajavad pakkimist, nagu noh, tõesti nagu mega palju asju on ja praegu on siin nagu üks rahulikumaid õhtuid. Siuke väike lebohäng. No nagu näha, siis no lihtsalt kõik on mingit jura täis juba, hakkab siit täiega kogunema. Nagu need on kastid pakkimiseks ja seal on ka mingid, ühesõnaga step up käib praegu. Ja jah, põhimõtteliselt jah, vaatab, mis saab. Tahaksin veel Sydneysse jõuda, esmaspäeval on Australian Day veel ja jah, eks näis, kuidas meil siin läheb veel. Aga jah, hoiame teid kursis ja varsti hakkame juba ringi trippima, siis näete. Sest me sõidame nagu siit Sydneyst kuni Mildurasse on mingi 1000 kilomeetrit. Ja see peaks olema nagu hästi teistsugune, sest see on sisemaa, hästi palju kõrbeid, kõike sellist, et vaatame, kuidas sellega läheb. Nii et hoian teid kursis.